Tere ennelõunat nii saalis viibijatele kui neti kaudu vaatajatele, et kui siin eelmine väga nauditav tund aega keskendus ka natuke sellele või jõudis sellele järeldusele, et riiki ei ole, siis minu tagasihoidlik soov on tõestada, et tegelikult on riik ikkagi olemas. Et me oleme olemas, me tegutseme, mõnel juhul on väga hea, et seda ei märgata, mõnengal juhul võib-olla tuleks selle peale mõelda, et võib-olla ei peakski olema märgatud. Hästi tihti ma olen kuulnud sellist väljendit, et Eestis riik kaugeneb rahvast. Et eelmises ettekannes väga sulnis pildikene metsateelt, ainus inimene võib-olla selles vallas, et teised teenused tulevad ära, maalt elu kolib ära, riik jääb rahvast kaugele. Kui me korra mõtleme selle üle, siis tegelikult ilmselt ei ole üheski riigis maailmas riik nii lähedal rahvale, kui palju asju me saame teha ära arvuti tagant tõusmata, ilma ametnikku nägemata, nagu tuleb välja, tema olemasolu me oleme natuke unustanud, digiallkirjaga taotlus läheb ära, vastus tuleb meiliga tagasi. Kui me võtame näiteks mõne teise riigi, Brasiilia, kus mõne sarnase teenuse saamiseks tuleb reisida sadu, kui mitte tuhandeid kilomeetreid. Aga see kõik seab meile väljakutsed, mida meie Eestis ilmselt mõistame, väga paljud teised riigid ja rahvad veel ei mõista. Möödunud nädalal räägiti läbi Euroopa sisejulgeoleku strateegiat, kus võitlus küberkuritegevusega keskendub laias laastus kahele aspektile. Maksepettustega võitlemine, krediitkaardipettused ja võitlus lapspornograafiaga. Kumbki neist ei ole interneti sünnitatud kuritegu, mõlemad need on olemas olnud. Ma proovin pakkuda natuke mõtteid ja siis me loomulikult diskuteerime hästi elavalt koos Kärriga nende ja teiste mõtete üle. Aga minnes ettekande juurde, siis kodanikul on Eestis õigus teada ja igas demokraatlikus riigis nii palju kui vähegi võimalik. Põhiseaduse paragrahv 44 sätestab selgelt, et igal inimesel on õigus teada avalikuks kasutamiseks levitatavat informatsiooni. Aga mitte kõik informatsioon ei ole avalikult levitatav. On ka teave, millele juurdepääs on piiratud ja juurdepääs ei ole piiratud mitte sellepärast, et riik ei usalda oma kodanikke, vaid teave on piiratud sellepärast, et mitte kõik inimesed, kes seda teavet vaadata tahavad, ei ole heade kavatsustega. Ja selleks, et ühiskond ennast kaitseks, on osa infost piiratud. Väljakutse, palju räägitud diskussioon, turvalisus, privaatsus. Mis on ülim? Kas turvalisust on võimalik tagada ilma privaatsust rikkumata? Millisel määral on seda võimalik teha? Kas interneti monitoorimine on sekkumine privaatsusesse või sotsiaalsete protsesside jälgimine? Ja kui avastatakse sekkumist vajav tegevus, kas siis on äkki alles sekkumine privaatsusesse? Kui riigiasutus ei saa teavet koguda, siis ei ole riik võimeline täitma oma ülesannet tagada kodanike turvalisus. Riigi huvi ei saa olla koguda infot sellepärast, et mõnel ametnikul on huvitav, mõni ametnik peab seda teadma või tahab seda teada isiklikust huvist lähtuvalt, selline ametnik tuleb vallandada ja kohtu alla anda, aga riigil on teatud ülesanded. Jah, neid täidavad inimesed. Diskussioon, miks politsei teab, miks politsei ei tea. Seni, kuni midagi ei juhtu, ei tohi riik teada. Kui midagi juhtub,
kus olid riigi silmad, miks riik ei teadnud seda. Minu arust on üks väga kurioosne näide on Charlie Hebdo ajalehe toimetuse vastu toimunud rünnakud. Nimelt 2013, kui härra Snowden siis enne Moskvasse lendamist avaldas midagi, mida ta nimetas NSA-st siis varastatud materjalideks. Kui need olid avalikustatud, peale seda hakkas nõiajaht, et esiteks tuli kõigil üllatusena, et luured päriselt ka koguvad informatsiooni. Teiseks oli see, et kõik olid unustanud juba sellise jälgimisprogrammi nagu Echelon, mis 90ndate keskel kogus kõneside andmeid. Ja loomulikult, kui me vaatasime ka siin neid portaale, Postimehe ja Päevalehe omi, siis 90ndate keskpaigast on ka andmeside maht oluliselt suurenenud, mis tähendab ka, et kogutavate andmete maht on oluliselt suurenenud. Aga tulles tagasi selle rünnaku juurde ja Edward Snowdeni juurde, siis kuna tuli välja ka, et koguti teavet ka Prantsusmaa presidendi kohta muuhulgas, hakkas Prantsusmaal nõiajaht, et miks sellist teavet Ameerika Ühendriigid kogusid. Ja kui toimusid rünnakud Charlie Hebdo toimetuse vastu, teatas Prantsusmaa, et me ei jälginud neid inimesi selles mahus, kuna me teadsime, et ameeriklased ka neid jälgivad ja kui midagi juhtub, siis ameeriklased ütlevad meile. Ehk et täielik vastuolu, et aasta varem sellesama riigi esindajad püüdsid Ameerika Ühendriike maapõhja taguda, aasta hiljem ütlesid nad, et aga me eeldasime, et nad teevad seda. Sellepärast meie ei jälginud sellises mahus. Kõlab täieliku nonsensina, aga kahjuks meie selle aasta Euroopa argipäev. Õiguste piiramine, ükski õigus ei ole absoluutne, mitte ükski õigus. Kõiki õigusi ka Eesti Vabariigis on võimalik piirata. Jah, see peab toimuma kooskõlas seadusega, see saab toimuda ainult kooskõlas seadusega. Sõnavabadus. Kindlasti ei tähenda see seda, et igal ajahetkel võib karjuda mida tahes, näiteks rahvast täis saalis, tulekahju. See ei tähenda kindlasti sõnavabadust. Ka privaatsus ei saa olla absoluutne õigus, juhul kui see võib kellelegi teisele hädaohtu kujutada. Ja hästi oluline aspekt ongi see, et riik või õigemini ühiskond piirab nende inimeste õigusi, kes tahavad piirata teiste inimeste õigusi. Vanglas olevate kurjategijate õigus on piiratud sellepärast, kas tapsid kedagi, tahtsid kedagi tappa, röövisid kedagi või tegid muid kuritegusid. See on põhjus, miks nende õigused on piiratud. Privaatsus internetis kui õigus sõnumisaladusele, jah, me eeldame, et teised inimesed ei loe meie sõnumeid, kuigi võib-olla me oleme seda edastanud täiesti ebaturvalise ja avaliku kanalit pidi. Meile tuleb üllatusena see, et mitte see info, mida me internetis jagame, ei jõua ainult nende inimesteni, kellele meie tahame, et see jõuaks, vaid mingil seletamatul põhjusel on jõudnud see ka kellegi teiseni, kellel me ei taha seda näidata. Aga me ei ole samas ise midagi teinud selleks, et see niimoodi läheks. Riik ei piira õigusi suvaliselt. Ühiskonnas saab olla ikkagi kokkulepitud reeglid, selleks on meil parlament, kes võtab vastu õigusakti ja ütleb, millised õigused, vabadused, millisel kujul saavad olla piiratud. Seda saavad kõik selles osaleda valimiste kaudu, ka hiljem peale valimisi. Kindlasti ma olen kaugel sellest, et arvata, et
rumal, kes ei loe mõne partei programmist välja aktsiisitõusu, ise rumal, kindlasti mitte seda. Igal juhul, kui diskussioon põhiõiguste ja vabaduste piiramise ulatusest on meie ühiskonnas olemas, siis seda tervem see ühiskond on ja tegelikult, kuna väga paljud teised ühiskonnad ei ole e-riiginduses või e-ühiskonnas nii kaugele arenenud, siis kes veel saab seda diskussiooni juhtida. Ka kontrolli järelevalvemeetodid ei saa olla muutumatud. Nii nagu ei ole meil muutumatud põhimõtted, millega me oma igapäevatoimetusi teeme. Kindlasti ei saa eeldada, et politsei või siis riik tegutseb tänapäeva ühiskonnas nagu samamoodi nagu 19. sajandil. Kui midagi hakkab kahtlaselt tunduma, siis politseinik istub arvuti taha ja hakkab käsitsi läbi vaatama, et ega internetis midagi kurja pole tehtud. See on selge, et ka politseil peab olema töövahend. Vastasel juhul ei suuda ta olla efektiivne. Ehk see sama küsimus, miks politsei teab, miks politsei ei tea. Aga kindlasti peab see sama ühiskond tagama kontrolli nende samade mehhanismide, selle sama sekkumise üle, mida teeb politsei, mida teeb riik. Ehk ühesõnaga järelevalve jõuametkondade üle peab ühiskonnas olemas olema. Võib-olla see mõjub deklaratiivsena, aga kindlasti ma arvan, et ilma selleta, ilma tõhusa kontrollita me ei saa praegu hakkama ja veel vähem me saame hakkama tulevikus. Monitoorimine privaatsus, ma võrdlen seda natuke kiiruskaamera näitega. Sõites mööda Tallinn-Tartu maanteed, Tallinn-Pärnu maanteed on terve ports kiiruskaameraid meil tee peal, mis fikseerivad iga möödasõitu auto kiiruse, iga. Ja nii kaua, kuni püsitakse lubatud piirides, ei juhtu mitte midagi. Neid andmeid ei säilitata. Ma arvan, et ka monitoorimine internetis saab olla samal põhimõttel. Otsitakse mustreid, on see siis info kooli tulistamise ettevalmistamise kohta, terrorismi rünnaku ettevalmistamise kohta või millegi muu taolise kohta. Ehk sekkumine saab toimuda alles siis, kui on tuvastatud reeglite rikkumine. Ja mitte kellegi poolt välja mõeldud, vaid demokraatlikus protsessis kokku lepitud ja jõustatud reeglite rikkumine. Krüpteerimine privaatsus. Tänane Päevaleht kirjutab päris pikalt sellest, et Euroopas on arvatud, nagu peaks olema paljudel infosüsteemidel, õigemini kõikidel infosüsteemidel tagauksed. Täna on juba paljud jõudnud ka arvata, et kuna ma andsin ka intervjuu sel teemal, et ma soovin, et ID-kaartil oleks tagauks olemas. Ma ei leia, et ID-kaartil peaks olema tagauks monitoorimiseks, selliseks vaatamiseks, et ega seal mingit pahadust ei tehta. Aga kui ID-kaartiga on krüpteeritud pedofiili arvuti, siis on minu veendumus 100%, et see krüpteering tuleb lahti võtta. Alati on ka teine võimalus. Suurbritannia õigus annab võimaluse, kui isik ei dekrüpteeri oma arvutit ja teda kahtlustatakse terrorismis, pedofiilias, mis tahes see on. Kui ta ei dekrüpteeri, siis loetakse tõendatuks, et tal need andmed seal arvutis on. Kas terroriteo ettevalmistamise või internetis lapsporno kohta. Ka see on üks valik. Suurbritannia on läinud seda teed. Kriminaalmenetluse käigus on võimalik leida nende või nõuda nende võtmete avamist ja keeldumise puhul on karistus 5 aastat vangistust. See on siis lisaks juba sellele, et kui
ja lisaks on muidugi ette nähtud ka terrorismi ettevalmistamisest näiteks, kui isikut selles kahtlustatakse. Ma ei arva, et see on hea lahendus. Privaatsus, õigus või illusioon, tee konfliktini, tarbijava soov privaatsusele, samas me teame, et andmete töötlemine on üha suurem ja suurem äri. Mobiilandmete kasutamine infotöötluses, klientide liikumise jälgimisel, ükskõik millise mobiiliettevõtte poolt palgatud teenus oma lapse jälgimiseks. Peaaegu et jälitustegevus, aga aktsepteeritud teenus. Selleks, et lapsevanem teaks, kus on tema laps, selleks peab teadma ka sideettevõte, kus see laps on. Levib mingi illusioon, et teenuseid tarbides on võimalik jääda anonüümseks. Tegelikult ei ole. Meie e-riigis täna ei ole meil võimalik olla anonüümne. Võib-olla seal metsateel pikutades, aga siis ilma arvutita, ilma telefonita. Siis korraks on. Aga me vahetame oma privaatsust kogu aeg teenuste vastu, mugavuse vastu. On see siis kliendikaardid, millega me anname oma andmeid erinevatele ettevõtetele, saades selle eest soodustusi, pakkumisi, teenust. Aga ka näiteks turvasüsteem. Kui teil on kodus mõne turvafirma poolt pakutud lahendus, siis see turvafirma teab, kuidas te oma ruume kasutate. Teie vaevalt, et teate. Te arvate, et te teate, aga te ei pane kirja, et käisin selles toas, köögis viibisin nii kaua aega. Turvafirma teab seda. Ja mitte ainult turvafirma, vaid operaator, kes turvafirmas istub. Kokkuvõtteks, kui pannakse alati kaalukaussidele põhiõigused ja julgeolek, siis mina ütleks, et need on põhiõigused ja põhiõigused. Sellepärast, et ühiskonna kohustus on pakkuda kaitset kõigile ühiskonna liikmetele ja piirata nende õigusi, kes hakkavad piirama teiste omi. Lähetulevikus kindlasti kuritegevus saab toimuma suures osas internetis, kasutades digitaalset identiteeti ja me peame olema selleks valmis. Ja kui on vaja millegagi võidelda, siis peab olema selleks ka töövahend või kui on vaja midagi teha, peab olema selleks ka töövahend. Lühike ettekanne, aga Harry, kas liitud minuga? Absoluutselt. Soovid sa kindlasti kommenteerida, sul tekkis palju mõtteid, ma nägin, sa panid päris palju asju kirja. Et kuna meil oli kokkulepe, et me vaidleme, siis ma ütlen kõik, mida ta just rääkis, on vale. Või mitte vale, siis vähemalt väga vaieldav. Ja mulle meeldis, et sa programmeerisid oma ettekandesse sisse kõik need asjad, mida mul oli vaja selleks, et tõestada seda, et eksid. Super. Et kõigepealt alustuseks siis, ma kirjutasin üles, et meil jäi siin kõlama tõsine tees, et kogu seda andmete kogumist on vaja meie turvalisuse kaitseks, on ju. Et kui me ei saa seda teha, siis on oht. Ja siis see jutt on väga ilus ja paneb kõik inimesed kodus rahulikult magama, et kui mina midagi tõsist ei riku, siis minuga midagi ei juhtu. Ja Erki vastutab selle eest siis, et kõik need pätid saadakse kätte, keda siis kiiruskaameratega jälgitakse. Aga vaatame siis nagu asjale peale. Ei, no ma pean lihtsustama kiiruskaameraga jälgitakse absoluutselt anonüümselt. See oli metafor. Ja sekkutakse ainult siis, kui näiteks sa kiirust ületad. Ma ei seganud sulle 20 minutit vahele. Aitäh. Nii, aga siis hakkaks pihta. Esimene näide. Meil on juba jutt sellest kiiruskaamerat. Te olete kuulnud, et igavene jama on, et kiiruskaamera püüab enne kiiruskaamerat pidurdatakse ja pärast kiirendatakse. Ja järgmine hea mõte on siis see, et hakkame mõõtma 2 kiiruskaamera vahelist vahemaad. Igaüks füüsikas teab, et nii on võimalik keskmine kiirus kätte saada, saab ikkagi trahvi määrata, eks ole.
Nüüd pakun teile loo, juhtiv poliitik ütleb kodus naisele või mehele, sõltuvalt siis soost, et ma lähen tööreisile Soome, aga tegelikult sõidab Rakveresse pruudiga. Ületab kiirust ja üllatus, 2 kaamera vahel on võimalik kindlaks teha, et tema sõidusuund ei olnud kindlasti sadama suunas, vaid sõitis hoopis Rakveresse. Ja foto peal on näha ka tema reisikaaslane, keda tema naine on juba ammu kaatlustanud. Nüüd, kes selle foto kätte saab? Ei, no kus tema selle saab, ega kaamera talle seda ei saada, on ju. Automanik saab. Kaamera saadab selle politseisse. Ja politsei saadab automanikule. Kellel allub politsei? Kas seda vilet saaks kuidagi ära? Kas me peame vales kohas seisame või me taha poole minema või? Sa tulid liiga lähedale. Näed, nii. Politsei saab selle foto, seal on siis peal see mees, kes on vahele jäänud, tema armuke ja kes on siis politseijuht, siseminister. Siseminister on tema poliitiline oponent. Mis saab? Fantaasia on aga räägime päriselt, kuidas me tagame selle, et see foto ei liigu nüüd siseministrile, kellel on käsuliini järgi õigus seda näha? Ei ole, ei vasta tõele. Oled sa kindel selles, et see on välistatud? Mina ei ole. Näita mulle seadust, kus seda politsei puudub, sest mina tean politseist juttu, kuidas liiguvad ka toimikud vastavalt kõrgemate juhtide käskudele. Aga see selleks. Aga jätame kiiruskaamerad. Ütleme niimoodi, et mina arvan seda, et see, et meie kiirust ei ületa, eks ole, siin saalis keegi ju kiirust ei ületa. Kas te tahaksite, et politseinikud teavad, kuhu ja kellega te sõidate? Kas te panete toime raskeid kuritegusid? Terrorismi rahastamist ja midagi sellist? Politseinikud ei tea, kellega kuhu sõidetakse. Politseinikud teavad... Herke, ma lasin 20 minutit sul rääkida. Just, aga sa väänad minu sõnu, nii et ma pean sekkuma. Ma räägin, selles mõttes luba ka minul proovida natuke. Nii, nüüd me rääkisime sellest andmete kogumisest. Andmete kogumine on selles mõttes hästi kihvt asi, et loomulikult me ei taha ju seda, et terroristid läheksid jälle kuskile karikatuuriste tapma, eks ole. Aga andmete kogumisega on selline lugu, et kuidas oleks siis nagu kindel, et need andmed kogutakse siis, kui need on vaja koguda. Ja hästi lihtne retooriline seisukoht on see, et kui me ei kogu näiteks kõiki telefonikõnesid, mitte ma ei salvesta kõnesid, vaid kes kellele helistas, eks ole, et siis hiljem meil ei ole võimalik tuvastada kuritegust või vältida, mis iganes mingit maatrikseid joonistada. Ja nüüd Euroopa kohus, Bulgaaria kohus ja Hollandi kohus ja Ameerika apellatsioonikohus on öelnud, et tegemist on räige privaatsuse riivega ja et inimestel ei tohi tekitada tunnet, et see tunne, mis meil on, mida sa just ütlesid, et privaatsust pole olemas, et see tunne on tegelikult põhiõigustega vastuolus. Ehk siis valdav osa ühiskonnast ei pane toime raskeid kuritegusid, valdav osa ühiskonnast ei peaks ärkama selle tundega, et kui ma nüüd lähen hommikul internetti ja vaatan mõnda videot, mida ma julgesin avalikult tunnistada, et siis ma peaksin muretsema, et äkki Erki teab, et ma vaatasin seda ja pärast ei luba enam debatti pidada temaga, et ütleb, et Kärri, kui sa sellest räägid, siis ma ütlen, mis videot sa hommikul vaatasid. Aga see tunne on see, mille vastu me peaksime võitlema. Ehk siis me peaksime võitlema selle tunde vastu, ja seda on kohus öelnud, täiesti normaalselt. Nüüd usume siis seda korraks, seda teesi, et vastutustundlikult riik siis hoolitseb selle eest, et need andmed kasutatakse ainult sihipäraselt. Euroopa kohus ütleb, et tagatised puuduvad. Ehk siis täna, ütleme Euroopa tasandil direktiivis ja tegelikult ka täna Eesti seaduses puuduvad piisavad kohtuotsus, puuduvad piisavad tagatised selle kohta, et nendele andmetele pääsetaks ligi ainult siis, kui on vaja tõesti terrorismiga või raskete kuritegude võidelda. Minu praktika näiteks, kuidas toimus Eestis korteri varga püüdmine? Viimsis hakkasid pihta korterivargused, see on nüüd legend, ega mul ühte kallikat ei ole, sest ma räägin, Viimsis hakkasid pihta korterivargused, ma ei saa rääkida, sest muidu oleks ju midagi valesti. Ja siis vaadati, et milline mobiiltelefon hakkas käima seal piirkonnas, mis oli parasjagu ennem seda kasutusele võetud ühe tuntud korterivarga poolt. Kas korterivargus on raske kuritegu? See oli nüüd retooriline küsimus, meie debati juurde me lähme veel debatti. Seni, kuni ei puuduta oma korterit, ei ole. Jah, aga see ongi see sama asi, et kas me oleme valmis andma ära oma privaatsuse ja väga hea on öelda korterivargus, aga kui see nüüd on üks poliitik, kes käib oma armukese juures, see korterivaras, jällegi oponent, kes tal on, millised võimalused sellest avanevad? Kust me teame seda, et Riigikohtu kohtunik, kes teeb otsuse ühes olulises põhiõiguste asjas, otsustab lähtuvalt oma südametunnistusest,
mitte lähtuvalt sellest, et keegi teab, et tema on võtnud SMS-laenu. Ja ta ei taha, et see välja tuleb. Või et ta viibib kuskil aadressil, kus tema naine ei peaks, või mees ei peaks teadma, kus ta on. Ja nüüd, usume korraks teesi, et neid andmeid kasutatakse vastutustundlikult. Korraks. Ja nüüd mul on selle kohta üks foto. Kas oleks võimalik see ekraanile kuvada? Et see on nüüd, näete, 2014 november, jah? Eks ole? Nüüd andmed, praegu, miks me seda asja näeme, miks see on edulugu? Edulugu on see, et kiri tuli siis Maksu- ja Tolliametilt, aga nii siia juurde kohe, 17. november 2014, Maksu- ja Tolliamet, kohtuniku heakskiit telekomi operaatorile ja sisu on siis see, et kohustada välja andma ühe konkreetse isiku telefoni väljavõtte ja asjaolud on siis sellised. Ma võtan, mul on siin vähe parem tekst, et ma katsin siin natuke uduseid kohta. Et mis siis välja andma kohustati? Lugu lühidalt selline, tabati hulk, ma olen nüüd vale koha peal, ma saan aru jälle, tabati hulk salasigarette, salasigaretid on muidugi kurjast, eks ole, on ju? Kõik oleme nõus, kas on tegemist raske kuriteguga? Terrorism, rahapesu, lennukid kuidagi ohus, salasigaretid. Kes ei ole kunagi ostnud ülikooli ajal salaviina? No nüüd on teine aeg, eks ole, võtame 20 aastat tagasi. Aga siis mis see lugu on? Salasigaretid, Maksu- ja Tolliameti, tollikorralduse osakonna ja nii edasi, vanem inspektor vaatas läbi materjali, läbi otsimisel leiti 21 000 ja nii edasi Vene Föderatsiooni maksuvärkelt sigaretti, isiku ütluste kohaselt tõi ta 3 aastat tagasi ise Venemaalt, aga vaatluse käigus tuvastati, et osad sigaretid on 2014 sügisel toodetud. Avaliku telefoninumbri järgi on see selle operaatori telefoninumber. On vaja teada sisse tulevate väljavate kõnede eristust selleks, et teha kindlaks teda varustavate isikute nimed. Kohtuniku sanktsiooniga kiri, anna välja telefoni väljavõtte, et me saaksime teada, kelle käest ostis salasigarette. Kas see nüüd on raske kuriteo vältimine? Terrorismi rahastamise vältimine. See nüüd ei ole veel see koht, kus sa saad vastata. Ja. Ükskõik, see ei ole raske kuritegu. See ei ole raske kuritegu. Euroopa kohus ütles, Bulgaaria kohus ütles, Hollandi kohus ütles, Ameerika apellatsiooni kohus ütles, ainukene viis, miks ühiskond peaks üleüldse tundma, et neid jälitatakse. Ainukene põhjus selleks saab olla see, et me tahame vältida midagi sellist, mis on väga-väga halb. See, kui meil on mugav tabada kiirusületajat, korterivarast, salasigaretimüüjat, see on see mugavus, mille vastu peaks siin nagu vaidlema. Loomulikult on tore, kui need kuriteod avastatakse. See on inimestele meilegi meelepärane. Aga kui nüüd me peame kaalukausil ja teisele poole enam selle tunde, et ma ei julge enam vaadata internetis seda, mida ma tahan vaadata, olukorras, kus ma ei ole kellegi ohtlik. Aga võib-olla on minu käitumine ebamoraalne. Võib-olla ma ei taha, et mu käitumist, ebamoraalset käitumist kuidagi jälgitakse. Ja nüüd võtame edasi, ma võirutasin kohe sellega üles, Harvardi Law Review'is professor Richard toob välja, et see, et me arvame, et meid jälgitakse, mõjutab meie käitumist. Kuidas ta meie käitumist mõjutab? Me hakkame käituma nii, rohkem nii, nagu ühiskond meid ootab, ja me hoidume eripäradest. Ja me teame, ma olen toonud selle näite, ma saan aru, et seda ei ole kõige suuremaks kunstiteoseks peetud, aga üks, eks ole, kunstnik otsustas, et tema paneb näitusele selle, kuidas ta on lasknud oma junni purki. Ma arvan, et ühiskond sellest võib-olla väga palju ei võitnud. Aga võib-olla mõni tulevikutalent peab just selle eksperimendi läbi tegema, enne kui ta saab aru, et see ei ole talle oluline ja et võiks pühenduda millegile tõsisemale. Aga kui nüüd juhtub nii, et see tegu jääb tal tegemata, sellepärast, et ta arvab, et äkki kaameras ilmast teda vaadatakse, võib-olla tuleb temast täiesti tavaline tölplane, kellest pole mitte kellelgi mitte midagi kasu. Ja Harvard Law Review'i järgi ongi nii, et see sama jälgimise tunne, ma arvan ka, et ma ei pane toime kuritegusid, ma arvan, et sa arvad ka, ei pane toime kuritegusid, aga võib-olla see tunne, et sind jälgitakse, äkki ikkagi muudab sind igavamaks. Üksluisemaks, tavalisemaks, see on see, mida teadlased väidavad. Ja kas nüüd see, et me saame ühe korterivarga kätte või et me saame salasigaretti
tahtsin öelda seda jah, et kui me saame, mis nüüd toimub? Ma ei vajuta midagi. Jah, nii tuli, väga hea. Kui me saame selle korterivarga kätte, saame selle salasigareti müüja kätte ja nii edasi, aga me oleme inimeste poolest vaesemas ühiskonnas. Inimeste eripärad, ega siis käsi püsti, kes ei ole kunagi teinud midagi sellist, mida ta ei taha, et ta mees või naine või ema teada saaks. Nii, aga nüüd me oleme ühiskonnas, no ma seda pärast arutame oma vahel, sest Erki mulle juba rääkis. Aga ma tahan öelda seda, et ma tuletan meelde, kunagi ei ole ühtegi uut asja, et vaadake 93. aasta Hollywoodi märulit Demolition Man. Demolition Man, üks väga napakas märul, aga see oli lihtne asi. Kõik ühiskonnas suutsid kokku leppida, et ei ole viisakas rikkuda reegleid, ei ole viisakas kakelda, ei ole viisakas ropendada. Ja ühel hetkel inimene hakkas vanduma ja seinast tuli talle 5 trahviühikut moraali julgestamise masina poolt. Politseinikud ei olnud enam harjunud vägivallaga. Kõik elasid justkui täiuslikus ühiskonnas, aga kõik olid väga igavad. Ja siis Demolition Man tuli mängu ja läks jälle põnevaks. Ma tahan öelda seda, et see jutt on kõik väga õige, mis sa räägid, aga selles hetkel, kui Maksuamet hakkab salasigareti müüjaid püüdma niimoodi, ja nüüd miks see asi läks hästi? Miks see asi läks hästi? Nad ei saanud kohtunikusanktsiooniga, nad ei saanud neid andmeid kätte. Miks? Sest et Telekomis oli üks vastutustundlik, tark ja tubli jurist, kes ütles, et kurat, see ei lähe. Ja läks kohtusse. Nüüd sa võid öelda, et näed, et kohus päästis, ebaõiglus on kõrvaldatud, vigu tuleb ette, aga ma ütlen seda, aga kui seal oleks istunud keegi teine, mingi teistsuguse isikomadustega jurist, kes oleks näiteks väsinud või ta oleks parasjagu mehega kaklemisest tüdinenud või vastupidi, siis oleks need andmed välja antud ja privaatsust oleks rikutud päris mitmel inimesel täitsa ilma asjata. See on siis minu tees ühitelt palju lühemalt, aga ma loodan, et me saame nüüd vaielda. Ma natuke provotseerisin ikka, jah. Töötab. Et selles suhtes kõik, mis sa räägid, on õige, aga juhul, kui see terane jurist ei oleks seda märganud, siis me sellest juhtumist ka mitte midagi ei teaks ja et salasigareti vahendajad ilmselt oleks kätte saadud. Eks see sama asi, mis ma rääkisin, et ma olen nõus, et sekkumise ulatus erinevate tegude osas peab olema erinev, et ma ei arva, et mingisugust salaviina müüjat tuleks kuude kaupa pealt kuulata, et kindlasti mitte. Samas salasigaretid pole sugugi nii ohutu kaup, kui võib tunduda, et Eestit on läbinud salasigareti äri, millega finantseeriti terrorismi. Nii et see ei ole sugugi nii kaugel olev asi. Salaviina ühiskonna ohtlikkusest pole vist mõtet rääkida, et Mäo risti politseinike tapmine oli just seotud salaviina äriga muuseas. Nii et selles suhtes küll oleks elu lihtne, kui teaks, kes on terroristid, pedofiilid, varganäod, küll oleks elu lihtne. See pika kasvu konstaabel kõnnib mööda küla ja teab, et ahah, sa Marakratt oled tagasi tulnud, sa raudselt midagi korraldad. Räägin ühe loo. Politseijuhtide kohtumine Islandil. See oli üle 10 aasta tagasi. Süüakse restoranis lõunat, ära hakatakse minema. Ühel politseijuhil mantel kadunud. Täitsa piinlik moment. Selle peale Islandi politseijuht ütles, oodake korra, käis korra ära, tuli mantliga tagasi. Teised imestasid, kuidas siis nii kiiresti on. Aga meil on siin 2 pätti, üks istub kinni, teine just vabanes. Et küll oleks lihtne, kui teaks niimoodi ja kui ühiskond oleks selline, aga me oleme oma kihelkonna piiridest juba ammu väljaspool ja ühiskond ei ole selline. Ja kui me lepime kokku selle, et me kasutame näiteks neid samu kõnefakti andmeid ainult terrorismi, väga raske kuritegevuse, organiseeritud kuritegevuse, mida muide salasigareti äri on tihtipeale avastamiseks, siis juhin tähelepanu, et see on väärteomenetlus. Mitte raske kuriteomenetlus. Aga see võib viia organiseeritud kuritegevuse avastamiseks. Vaata, siin on kirjas, näed, see väärteomenetlus ja nii edasi. Jah, aitäh. Ja kui me kogume neid andmeid ja kasutame neid andmeid ainult sellistel puhkudel, siis kas me arvame, et inimesed usuvad seda?
et seda kasutatakse tõesti, korterivarguse puhul avastamiseks ei kasutata. Aga kui sul on üks just tühjendatud korteriga inimene, kellele politsei ütleb, et aga me ei saa midagi teha. No tehke kõneeristus, kes siin piirkondas oli, meil on siin väike koht, peaks ju kohe teada olema. Ei saa teha. No kuidas sa seletad inimesele, et perekonna reliikvia hõbeuur varastati ära ja ainus arvuti varastati ära. Et selles suhtes, mina arvan, et kui on võimalused ja vahendid ühiskonnas olemas, siis tuleb ka seda kasutada. Et kindlasti see ei saa olla niimoodi, kus e-riigi hüvesid on õigus kasutada kõigil peale riigi enda. Jah, see on küsimus. No, see mõte oli muidugi hea ja minu arust see kinnitab siis seda, et ei tohiks neid võimalusi luua, aga mulle tundus veel esimeses esinemises oli see koht, et meil võiks olla nii, aga UK-s on asi lahendatud sellega, et ei ole tagaust, on ainult esiuks, kus sa pead ise sisse laskma. Ja siis te ütlesite, et teile see ei meeldi. Miks? Mulle selles suhtes ma ütlen, et minu arust on 2 valikut. On valik see, et andmed dekrüpteeritakse ja on valik see, et ei dekrüpteerita, aga karistuse saad. Põhimõtteliselt sündmuskohalt lahkumine, tagantjärgi kindlaks teha, oli inimene joobes või olnud, igal juhul saab sündmuskohalt lahkumise eest sama rakursiga, nagu oleks olnud joobes. Ka see on valik, ka see on ühiskonnas valik. Aga teine küsimus on see, et kui mõistlik see on. Sest kui inimene satub näiteks kriminaaluurimise alla, kas ta käitub alati adekvaatselt? Ei käitu. Mõni inimene arvab, et tal on teada kogu maailma tuumasaladused. Kõiki huvitab tema isik. Tegelikult see üldse ei pruugi nii olla. Ehk kindlasti me selle lahendusega karistaks ka neid inimesi, kes võib-olla ei ole oma sotsiaalsetelt omadustelt nii tasemel. Ka see võib juhtuda, loomulikult ka parooli äraunustamine võib olla juhus. Aga ütleme, kui võtta puhtalt näiteks seesama ID-kaart, millest ka täna on räägitud, ja ID-kaardiga krüpteerimine, kui näiteks on pedofiili arvuti, kes ei ole nõus avama seda arvutit. Ja see on tal ID-kaardiga krüpteeritud, seal mingid failid lahti ei saa. Siis tegelikult on väga lihtne lahendus. Kohtuniku juurde, sanktsioon, ja riik annab uue ümbriku, millega dekrüpteeritakse need failid. Pärast antakse sellele inimesele uus ümbrik, millega on tema privaatsus jällegi tagatud. Ka see on lahendus. Pole mingit tagaust vaja. Jõuga minnakse sisse. Kui ma nüüd tohin sekkuda, siis mulle tundub, et nagu see diskussioon lõb täiesti teise kohta. Sa räägid sellest, et kuritegu tuleb avastada, ma olen nõus sellega, eks ole. Aga ma ütlen, et need vahendid, millega kuritegusid avastatakse, mingil hetkel ei peaks olema lõputud. Ja just see teaduslik põhjendus on selle see, et ma ei tea, kõikide saalis olejate tunne, et neid jälgitakse, on ühiskonnale ohtlikum kui üks avastamata kuritegu. See on see mõte. Ja nüüd, mis puudutas Euroopa Kohtu lahendit ja raske kuritegu puhul, ta ütles ka, et te peate tagama lausandmete kogumine, selline, et kõikide kohta säilitakse kõik andmed, need telefoninumbrid, IP-aadressid, asjad, et see on igal juhul ebaproportsionaalne. Et see võiks tulla kõne alla ainult sellisel juhul, kui on teada, et seal piirkonnas hakkab toimuma midagi ja siis pannakse peale mingiks piiratud ajaks ja tagatakse ligipääs ainult kohtuloal. Aga nüüd meil on kuidagi kõneviised, aga tegelikult on ikkagi hea positsioneerida. Ja nüüd see, üks näide oli, meil oli ka, naine ja mees vaidlesid, naine ütles, et tema ei ole allkirja pannud ID-kaardiga, mees ütles, et oled küll. Ja siis naine ütles, et palun positsioneerige mind, et kus ma selle allkirja panemise ajal füüsiliselt viibisin. Eks me hakkame abielu vara jagama ka juba jälitustegevuse teel, et see on ikkagi nagu ilmne liialdus. Oleneb vara hulgast. Ei olene vara hulgast ja tegelikult see viibki sinnamaani, et ühel hetkel tundubki inimestel normaalne, et mul ei olegi privaatsust, see on fine, et teatakse, et me oleme praegu siin, teatakse, kus ma olin 2 aastat tagasi, kellega ma koos olin, et me saime 3 lõunat, arutasime selle teema läbi
Eks, kas see infohulk on ikkagi vajalik selleks, et kuritegusid ära hoida? Aga seda ka keegi ei kogu täna, ma väidan. Et selles suhtes see, mis puudutab kas või kõneandmeid, eks kes kelleni helistas ja Terki helistas Kärrile, ega need andmed ei asu politseis, kaitsepolitseis või kuskil muus kohas riigi käes. See on sideettevõtja käes, kes väljastab või antud juhul ei väljasta neid seaduslikul alusel. Aga kuidas on tagatud see, et sideettevõtja IT-poiss ei vaata minu telefonikõnesid? Just. Kuidas see on tagatud? Ei olegi tagatud, see on riigi tegemata jätmine. Aga kas on riigi tegemata? Meil oli lugu. Kas on riigi tegemata jätmine? Muidugi, kui sa lubad inimestel, kohustad inimesi andmeid koguma ja siis ei taga, et nende andmete riigi... Sa kohustad... Ükski riik, või ma ei saa päris nii öelda, et ükski riik, aga kindlasti Eesti riik ei ole kohustanud sideettevõtjaid andmeid koguma, sideettevõtjad koguvad andmeid selleks, et esitada arve. Ei. Oleme nüüd täpselt. Aga kogu... On kohustus, pead säilid. Kas sideettevõtjad... Lugupeetud, kas sideettevõtjad hakkasid koguma kõne toimumise andmeid selle tõttu, et riik käskis? Ei hakanud. Just, ei hakanud. Sideettevõtjad hakkasid andmeid koguma sellepärast, et esitada arvet. Ja tõesti, data retention direktiiviga hiljem täpsustati seda kõne toimumise fakti säilitamise aega. Aga riigi ülesandel ei hakanud ükski sideettevõtja andmeid koguma. Lähme nüüd asja juurde tagasi. Esiteks, see, et ma pean arve väljastama viimase kuu eest. Andmeid kogun ma või säilitan senikaua, kuni arve on makstud. Mitte senikaua, kuni riik käsib, mida riik käsib, mitu aastat praegu on kohustus? 2. Ei, vaata selles suhtes... Kas ma tohin nüüd oma mõtte lõpuni rääkida? Kas ma tohin oma mõtte lõpuni rääkida? Seadusest tuleneb kohustus. Sideettevõtja ei saa otsustada mitte hoida neid andmeid. Täna ei saa. Sellest ma räägingi. Aga sideettevõtja hakkas neid koguma enne, kui tuli data retention direktiiv. Ma räägin sellest, et mina sideettevõtjana tahaksin need andmed ära kustutada, kui ma olen oma arve kätte saanud. Mul ei ole neid andmeid vaja. Ja mul ei ole vaja teada seda, kus kodulehel ta käis, vaid mul on vaja teada seda, kui palju andmemahtu ta kasutas. Just. Aga seda, et ma pean säilitama, kus kodulehel ta käis, kellele ta helistas, mul on vaja teada, mitu minutit ta helistas, millise tariifiga ta helistas, aga kellele ta helistas, mul ei ole vaja teada. Kui isik soovib seda teenust, et ma numbrieristuse säilitan talle, ma võin seda teha, ma võin sellest teenust loobuda. Praegu on seaduslik kohustus. Ja nüüd, ema elab linnast eemal, tütar muretseb ema pärast. Tütre sõbranna töötab ühes telefoniettevõttes, sõbranna helistab, kuule, ta jälle helistab sellele joodikule. Päris eluline stsenaarium, eks ole. Kas see on nagu normaalne privaatsuse olukord Eesti riigis praegu andmete kogumise mõttes? Või peaks riik ütlema, et sellised andmed peaksid olema kindlas kastis, kuhu ligi saab ainult A, B või C põhjusel. Ja nüüd riik ei ole seda öelnud, need andmed on ligipääsetavad ükskõik millise kohtuniku määruse alusel, tsiviilasjas ma võin koguda neid, takistust ei ole, abieluvara jagamiseks, milleks iganes. See on ebanormaalne. No aga alati on võimalik alustada diskussiooni sel teemal, mida me ei olemegi teinud praegu, eks. Aga mis ma tahan öelda on see, et data retention direktiiv, eks, millega täpsustati seda kohustust, kui kaua peab andmeid säilitama, milliseid andmeid tuleb säilitada, sellega ma olen nõus. Täna on seaduslik kohustus. Samas neid andmeid koguti ka 90-ndatel, kui data retention direktiivist mitte mingit ideedki veel ei olnud. Nii et rääkida seda, et riik on pannud isikuliselt kohustuse, on natuke meelevaldne. Et olles ise ka 90-ndatel töötanud politseisüsteemis, olles neid päringuid teinud, tean ma arvan päris hästi seda, milliseid andmeid ka 90-ndatel säilitati enne seda riigipoolse kohustuse panemist selliselt, nagu ta on täna. Aga ma olen möönan, täna see tõesti riigipoolne kohustus on. Kui sa juba niimoodi sinna läksid 90. alguseks, sa tahad siis tõesti öelda, et 90. alguses oli sul olemas ligipääs läbi telekomi kõikidele kõnedele, kodulehtedele, kodulehti siis 90-ndatel väga ei olnud. Asukoha positsioneerimisele. See oli demagoogiline küsimus, ma tahan öelda seda, et andmete kvaliteet on märkimisväärselt muutunud võrreldes sellega, mis tõstab palju suuremale tasandile privaatsuse diskussiooni. Minu telefonil ei olnud kaamerat, mida sai kaugelt sisse lülitada. Loomulikult ei olnud. Jah. Just. Nii, aga nüüd siis saalist äkki mõni sekkumine. Üks moment, see peaks tulema selle...
see lindistatakse ka. Enamus uusi privaatsust riivavaid seadusi ja seaduseloome algatusi puudutavad või põhjendatakse just terrorismiga. Küsiks, kui palju viimase 10 aasta jooksul on meil vangi või süüdi mõistetud terrorismi kahtlus või süüdistusega inimesi? Kogu kohtuprotsesside arvust. Kas Eestis või maailmas? Eestis. Eestis? Jah. Eestis ei ole mõistetud süüdi, aga me ei ela kuskil oma kihelkonnas. Me elame Schengeni ruumis ja Charlie Hebdo toimetusest Pariisi ei ole ühtegi barjääri tulla Eestisse. Siis kui mingi aeg tagasi oli, eks igal riigil olid omad piirid, kus kontrolliti inimesi, täna seda ei ole. Täna see teema on lihtsalt Eesti internet, ma piirduksin Eestiga lihtsalt. Selge, ei ole. Ma ütleks, et jumala õnn, et ei ole, aga... Mulle ka meeldib see. Just, ja me teeme kõik selleks, et edaspidi ka seda numbrit madalal hoida. Aga privaatsuse riive põhjus ainult terrorismiga, see nagu päris kaunis ei ole siis. Ei ole ainult terrorismiga, on ka mõrvad, vägistamised, röövimised, kõik need on olemas. Et näiteks küsimus, et kas seesama näide, mis sa tõid, et Viimsis hakkavad korterivargused, et kas mobiilpositsioneerimise järgi tohib seda lahendada, seda olukorda. Et ma ei tea, kas ühiskonnas see debatt peaks toimuma või kuhu see peaks välja jõudma, aga kui sealsamas Viimsis on toime pandud mõrv, kas siis selle lahendamiseks võib kasutada neid mobiilpositsioneerimise andmeid? Ma arvan, et enamus nõustuks, et jah on, aga samas, kui meil on töövahend avastada ka see vargus, kas me peaks kasutama samu meetodeid nagu 20. sajandi alguses või me saame kasutada ehk neid samu e-riigi võimalusi? See ongi see diskussiooni põhituum, et see, millest sina räägid, on tõhusus, mis on täiesti okei. See ongi tõhus viis kuritegude avastamiseks. Küsimus on selles, et kas see privaatsus, ma ei mõtle selle päti privaatsust, vaid ma mõtlen ühiskonna privaatsust tervikuna, et kas ühiskonna privaatsuse selline massiline muutmine, et tõesti see sõbranna teab, mida kas ema joob jälle või ei joo, eks, vaadates andmebaasi, et kas see kaalub üles selle kinni püüdmata korterivarga ja kui see on sinu korter, kui see on sinu laps, kes peksa sai või mis iganes, see on alati väga isiklik ja siis on väga kerge seda öelda, aga see risk, mis sellega kaasneb, seesama, et sa ei tunne ennast nagu enam oma mõtetes priina. Kui sa panid tähele minu ettekannet, siis ma rääkisin ka see, et ka kontroll politsei ja jälitustegevuse üle peab olema efektiivne. Ei ole. Ma ei ütle, et seda ei ole, selles suhtes, et nii kindlasti öelda ei saa. Aga kindlasti peab ka näiteks parlamendikomisjon, kes julgeolekuasutuste üle järelevalvet teostab, käima ajaga kaasas ja efektiivistama oma töömeetodeid selleks, et saada aru, mida julgeolekuasutused teevad. See on vältimatu. Äkki siis oleks abiks, kui sa räägiks mõne eduloo sellest, kuidas parlament on püüdnud kinni politsei kuritarvituse? See on sul väga hea küsimus. Samas on see, et ma olen kaugel sellest, et arvata, et meie politsei on nii üdini paha, et parlamendil on kogu aeg midagi avastada. Kui me meenutame juhtumeid, mis on olnud ka ebaausate politseinikega, Indrek Põder, ebaaus kaitsepolitseinik, istub vangis, Aliis Talvik, ebaaus politseinik, kes vaatas dokumendi või kes vaatas politseiregistrist siis infot ja edastas selle eraisikule, kes juhtus olema tema elukaaslane muu hulgas, mõisteti süüdi, president küll andis armu, aga see selleks, süüdi mõisteti ikkagi, karistus on jõus. Et selles suhtes ma ei arva, et selleks, et neid ebaausaid inimesi avastada, ei tehta midagi. Aga ma arvan, et oluline on see, et anda ühiskonnale kindlus, et tõesti sellega tegeletakse, tõesti need inimesed avalikustatakse ja tõesti nad tabatakse. Et on ka riike, kus sellistel puhkudel lastakse lihtsalt vaikselt ära minna. Ma ei ütle, 90-ndatel tean ka ise mitut juhtumit, kus lastigi vaikselt ära minna. Täna ei lasta vaikselt ära minna, vaid see tõmmatakse esile, mis tekitab teistpidi küsimuse, kas politsei on nii korrumpeerunud. Ei, politsei ei ole nii korrumpeerunud, aga need mädad õunad
tuleb sealt keskelt kätte saada ja välja lõigata. Mulle tundub jälle, et meil on selline nõustumine ja mittenõustumine päevad käsikäes, et esiteks loomulikult minu kogemus on vähemalt selline, et Eesti politsei väärib tunnustust ja see, et nad välja tuuakse need hapud viinamarjad või see, mis on see mädad õunad vahelt, et siis see on suurepärane. Ainuõige viis, läbipaistvus ja teeme ära, seal ei ole küsimust üldse. Ja politseil ei olegi mul ühtegi etteheidet praegu. Sellepärast seadus lubab neil niimoodi käituda. Seadus lubab korterivargaid püüda, abielu lahutada ja kõiki asju. Ma ütlen seda, et seaduses on viga ja see viga on kohtuinstantside poolt, põhiõiguste poolt globaalselt välja toodud ja see viga on selles, et lubades lahendada tõhusalt lihtsamaid kuritegusid, lubades koguda andmeid nende lihtsamate kuritegude kohta, lood sa kogu ühiskonnale sellise tunde, et äkki olen mina ka natuke kurjategija. Ja see tunne on see, mida privaatsusõigus kaitseb. Ehk siis, kui sa oma koduseinte vahel otsustad seinte peale joonistada asju, siis ütleme, jah, see on vabatahtlikkuse küsimus, aga turvafirma reklaam on, et näed, kui tore, et sa saad kodus vaadata, mis su inimesed teevad seal, eks ole. Kas sa tahaksid endale koju sellist kaamerat, kus saaks G4S vaadata, mida sa seal teed? Ei taha. Aga praegu, ütleme, kogu selle seadusandliku raamistiku puhul on sisuliselt tegemas sarnase olukorraga, kus kiri, selline lihtne kiri, lubab nagu väga sügavale sinu ellu sisse vaadata. Ja see ei ole okei. Ja see, et politsei, ütleme, või Maksutolliamet teostab neid õigused, mis talle seadust on antud, seda ei saa neile ette heita. See on puhtalt ikkagi selle diskussiooni puudumise küsimus ja mind paneb imestama see, et kui meil on olukorras, kus meil on teiste riikide pretsedendid ees, et me siis jätkuvalt kinnitame, et tegelikult on ikkagi hea korterivargaid püüda. See on nagu, ei ole okei. Ma arvan, et ongi selles suhtes, et kui me vaatame politsei ressurssi, siis politseil on asjade avastamiseks teatud hulk töötunde. Ja kui need töötunnid saavad otsa, sellepärast, et kas menetlus on bürokraatlik, kas sellepärast, et tööd tuleb teha nii nagu 20. sajandi alguses meie tänases e-riigis või mingil muul põhjusel, siis avastataksegi vähem kuritegusid. Nii lihtne see ongi. Ega tegemist on kahesuunalise teega ja seal ainult ühtepidi sõites ei saa eeldada, et avastatakse rohkem kuritegusid. Ma toon väikse paralleeli nagu sisse, et võib-olla asjas sees olles on seda raskem nagu nii-öelda seda õiget nagu momenti näha, aga võtta nagu paralleel nagu selles, et mis on nagu tulirelvadega juhtunud, siis on nagu erinevaid riike, kus on näiteid, kui riik ei taga julgeolekut, siis see julgeolek detsentraliseeritakse ja siis on igal mehel on püss taskus. Kas see on turvalisem või mitte, see on jälle valiku küsimus. Aga mina elaksin riigis, kus igal mehel ei ole nagu tukki taskus. Ja nüüd, kui nii-öelda politsei nii-öelda ei taga seda, et sul on turvaline, siis vaakumit ei teki, vaid see täidetakse kellegi teise poolt. Nüüd tekivad mingisugused firmad, kes pakuvad niisugust teenust nendele, kes tõsiselt nii-öelda proovivad välja uurida, et kes siis selles piirkonnas parasjagu oli või kas mu ema helistab kuskile mingisugune monopoli või ei helista, et tekivad need teenused. Keelamisega ei saavuta seda, et ei teki, vaid see detsentraliseeritakse ja see tekib teist kaudu palju ebasobival viisil ja siis sealt nagu tagasi tulla, et nüüd riik uuesti tagab selle tulirelvade nii-öelda kasutuse, korjame nüüd relvad kõik kokku, siis seda enam ei õnnestu saavutada. USAs on see selgelt näha, et enam nagu sealt nagu tagasi teed ei ole, sellest on tekkinud nagu terve nagu tööstus, mis toodab neid relvi ja on huvitatud sellest, et seda tagasiteed enam ei ole, et igal mehel on isiklik õigus oma tukile taskus on ja sealt nagu enam ei saa tagasi, et kui me nagu ütleme, et jah,
et ma ei tahaks, et mingisugune politsei iga mehe maha laseks, siis see on nagu probleem, aga seda saab nagu väga selgelt ühe kanali kaudu reguleerida. Nüüd, kui see nagu pihustub laiali, siis seda enam kokku ei korja. Iseenesest väga hea mõte, et selle diskussiooni juures on see, et see mõju inimestele ei ole nagu psühholoogiline. Noh, ma mõtlen selles mõttes, et kui sa nüüd, sul on poliitiline valik, kas sa lubad relvi või sa ei luba relvi ja nii palju mina aru saan, siis statistika ei näita seda, et noh, märkimisväärsed erinevused oleksid selle julgeoleku seisukohas lõpptulemusena. No jah, aga kui me võtame nagu statistiliselt rahva arvu peale ja nii edasi hakkame vaatama, siis nagu on enam vähem. Aga mis ma tahtsin öelda seda, et ütleme, et sellisel juhul me räägime konkreetsetest inimestest, kellel on relvad ja mõnel on 10 ja mõnel on 50, aga mida kohus rääkis selle andmekaitse puhul oli see, et meil on kõikidel telefonid. Ja see muudab selle olukorra selliseks, et andmeid kogutakse peaaegu eksklusiivselt isikute kohta, kes ei pane kunagi toime kuritegusid. No, see on nagu see mõte, et peaaegu, ainult nende kohta peaaegu kogutakse, kes ei pane toime kuritegusid. Sest et neid, kes kuritegusid toime panevad, on nii vähe. Ja nüüd on see sama, nagu see võrdlus peaks olema umbes niimoodi, et me paneme katusele kuulipildurid. Juhuks, kui mõni vägivaldne kuritegu peaks tulema. Aeg-ajalt panemegi. No jah, ja see on, võt, nüüd sa võtsid õige koha ülesse, et juhul, kui tuleb Obama visiit, siis tõenäoliselt on lubatud ka sellel perioodil nagu telefoninumbrite ja kõnede kogumine. Aga miks Sellepärast, et sellel hetkel on sul argumenteeritud kõrgendatud julgeoleku oht. Ja seda ka kohus ütleb, et kui sul on selline olukord, siis võib see olla põhjendatud, aga ainult sellises olukorras. Ja nüüd, sa võid pead raputada, aga kohus ütles. Just, ma väga austan Bulgaaria kohust, aga see on nüüd Euroopa kohus. Et selles suhtes mina ei jaga seda, et näiteks Obama visiidi ajal peaks saama jälgida kõikide telefone ja ma kinnitan, et seda pole ka tehtud selliselt. Aga küll aga on olnud katusel snaiprid, kes muu hulgas on vaadanud ka täiesti tavalist inimest sealt mööda kõnnimast oma snaipri pilguga. Et selles suhtes, et riik on kohal, ta on millekski valmis. Ma väga jagan seda arvamust, et kui riik ei taga turvalisust, siis see turvalisuse tagamine võetakse. See võetakse enda kätte. Me ei ela täna maailmas, kus vist oli Johannes Pääsuke see, kes tegi selle kuulsa pildi ka Ruhnu vanglast, kes on näinud, et siuke madal õlgkatusega hütt on ju, pahategija läks ööseks sinna magama, tõmbas ukse ise seestpoolt kinni. Noh, ei ole see kihelkonna aeg. Et küll oleks lihtne, kui teaks, kes on kurjategija. Kui täna vaadata tänapäeva Euroopat, siis väga paljud noored kolmandat põlve islamimaailmast tulnud inimesed, kes on kasvanud üles Euroopas, radikaliseeruvad interneti kaudu. 10-aastasena kindlasti nad ei olnud radikaliseerunud. 18-aastasena võib-olla ei olnud radikaliseerunud. Aga kuidas leida üles need samad Charlie Hebdo ründajad? Ja see on väljakutse, sest neil ei ole otsa ette kirjutatud nii, nagu eks Tsaari Venemaal löödi vorr otsa ette, kui oli varguse pealt tabatud. Ma ei tea, siin on interneti asjatundjad koos. Jah, ma kohe ütlen, kas ei ole võimalik siis neid teatud kindlaid internetilehekülgi selekteerida ja jälgida ainult nende inimeste IP-aadressi, kes nendel lehtedel käivad rohkem kui ühe korra? Just, ainult neid jälgitaksegi, aga kõigepealt on vaja nad üles leida, kes need inimesed on. Selles suhtes, et arvata, et on ainult radikaliseerumisega seotud lehed ja nende jälgimine aitab tabada kõik terrorismis kahtlustatavad, siis see on sügavalt ekslik. Et sa kindlasti tead, kui lihtne on uut kodulehte üles panna, uut radikaliseerumisele kutsuvat lehte üles panna ja usu mind, ka need inimesed teavad ja töötavad õiguskaitseorganitega teises suunas. See kõik oleks väga veenev, kui meie taga ei oleks Maksu- ja Tolliameti kiri selle kohta, et andke mulle kogu info salasuitsude kohta. Jälle on ju sinu enda väide, et see ei ole mitte Maksu- ja Tolliameti süü, vaid see on tänane õigusruum. No jah, aga nüüd sa just räägid meile seda, et jälgitakse ainult neid, aga kus me teame, et jälgitakse ainult neid. Aga siin oli küsimus, jah? Just, seal oli küsimus, võtame küsimus.
ma tahtsin küsida just nimelt selle kohta, selle radikaliseerumise kohta ja selle kohta ma tunnistan, mul hakkas nagu väga hirmus, et nagu me otsustame selle üle, mis parajasti on radikaalne või mitte, noh, me võiks öelda, et ühiskondliku konsensuse kaudu, eks ole. Aga kas nagu need inimesed, kes ütlevad, et kui on must, näita ust, kas see on radikaalne või mitte? Või et mis hetkel nad on radikaalsed ja mis hetkel nad on domineeriv ühiskondlik arvamus ja neil peab olema õigus oma arvamust avaldada. Et mis hetkel me otsustame, et need on nüüd need noored, kes lihtsalt kogunevad ja avaldavad arvamust ja mis hetkel me otsustame, et need on need noored, kes lähevad ja panevad Riigikogu nurga alla pommi. Ja millised hetkest me hakkame neid jälitama? Ütleme veel kord, sõnavabadus kindlasti ei tähenda seda, et saab kisada igal pool tulekahju ja ma ei pea väga adekvaatseks ka seda musta ja ukse konstruktsiooni, mis on laialt levinud täna ühele poliitikule. Küll aga on alati see küsimus, et kriminaalõigusliku hinnangu annab lõpuks kohus. Sinna peab viima selle kas prokuratuur või siis keegi, kes tundis ennast häirituna sellest. Nii et eks ta natuke selline, kus ma nüüd ütlen, lingvistilises metsas ekslemine olegi. Et väga raske on öelda, kas see musta ja ukse näide on vähem äärmuslus, kui näiteks mõni teine avaldus, mis on tehtud Euroopas näiteks. Fakt on see, et üleskutsed tapmistele ja teatud inimgruppide ahju ajamisele on saanud ka Eestis kriminaalmenetlusliku hinnangu ja inimesed on saanud selle eest karistada selliste avalduste eest. Nii et see on selline lingvistilises metsas ekslemine. Ma olen täitsa kindel, et Demolition Manis oleks ta kohe trahvi kätte saanud aparaadi käest. Siin juba mitu trahvi saanud. Ma küsin seda juba selle praeguse diskussiooni pinnalt, et me räägime, et tõhusus on väga hea, eks ju, ja et kuritegusi avastatakse ja siis me oleme juba tõdenud natukene, aga vaadake, reeglid on sellised. Mis sa arvad, Erki, eriti, et kas meil on põhjust neid reegleid läbi rääkida, arutada uuesti, kaasata nii-öelda need, kes nagu vabaduste eest võitlevad, ehk interneti kogukonda, mida me täna üles kutsume, nende reeglite ülevaatamisse? Ma arvan küll, et diskuteerida selle üle ja avaldada arvamust, et kas tänased reeglid on liiga kaugele läinud või ei ole veel liiga kaugele läinud või on aspekte, mis on täna tegelikult katmata. Ma arvan, see väga hea mõte. Loomulikult, Eesti internetikogukond või internetikasutajad tervikuna mina kutsuks küll üles sel teemal arvamust avaldama, aga toon ühe sellise näite lihtsalt selle meetmete ulatuse või siis ulatamatuse kohta, et kunagi valmistati ette karistusseadustiku muudatus, või õigemini karistusseadustikust visati välja selline paragrahv nagu mõrva ettevalmistamine. Sellepärast, et ametlik põhjendus oli see, et keegi lihtsalt ütleb, et kuule, ma tapan su ära, et siis selle eest lähed kohe kinni, et on selline sama tasemel vandumise trahviteatega, et see visati sealt välja. Ja see pandi tagasi peale seda, kui üks reaalne tapmise ettevalmistamine jäi avastamata. Ehk et päriselt inimese tapmise ettevalmistamine jäi avastamata. Ja täna on see seal tagasi. Nii et aeg-ajalt ikka asjad käivad niimoodi lainetena siia ja sinna. On kuulda, jah? Kes Twitterit ei jälgi, siis ma oma kommentaari alustaksin ühe tweedi ettelugemisega, et lõpuks ometi on Eestis IT-konverents, on privaatsusdiskussioon, näost lapiline ja pahandav saal. Suurepärane kommentaar. Teise kommentaarina tahaks kiita Eesti Interneti Sihtasutust. Minu arust geniaalne kombinatsioon leida lavale kaks nii vastandlik seisukohti esindavaid isikut. Ma ei tea nüüd, kas te olete seda enne kokku leppinud, et kuidagi olete mõlemad äärmuslikumad, kui te tegelikult võib-olla oleksite. Aga riigi ja IT-poliitika koordineerijana äärmiselt hea meel näha tõesti sellisel konverentsil sellist diskussiooni. Tahtsin küll omalt poolt
üle mainida seda, et ma arvan, et siin on natukene sellist teemade miksimist, et väga paljud need mured, mida kriitikuna esile tõstetakse, on tegelikult infotehnoloogiliselt lahendatavad ja lahendatavad ka läbi õigusruumi parendamise. Ehk et tahtsingi lihtsalt tänada väga huvitava diskussiooni eest ja loodan, et teete edaspidi koostööd, et neid muresid lahendada, sellepärast et just see kriitiku vaatenurk on hea näide sellest, miks näiteks Saksamaa ei jõua nii pea, võib-olla ehk kunagi sellise e-riigi lahenduseni, nagu meie täna jõudnud oleme. See, et meie oleme suutnud täna oma ühiskonnas nii palju usaldust tekitada, et 30% valijatest oma hääle elektrooniliselt annavad ka peale infosõja olukorda, on hämmastav. Ehk siis parendame seda keskkonda, aga ärme loobu nendest headest lahendustest seetõttu, et tekivad ebaratsionaalsed hirmud. Võtame komplimendi vastu, teie selja taga oli järgmine küsija. Jah, tähendab, kuna siin oli juttu sellest data retention aktist, mis vähemalt Eesti seadusruumis tähendab seda, et peavad oma andmeid korjama ja kohtuloal siis esitama põhiliselt sideettevõtjad. Aga nüüd arvestades, et me oleme nagu liikunud sinna, et enamus sides käib nagu interneti kaudu, siis on nagu väga raske, tegelikult on juba praegu väga raske vahet teha sideettevõtjal ja internetiteenuse pakkujal. Aga mis on nüüd härra Koort, kui ütleme Eestis kõige kõrgem aukandja sellel alal, et kas siis tänases Eestis peaks seda data retention ja logimise jälituskohustust laiendama väljaspoole registreeritud sideettevõtjaid või laiendama sideettevõtja definitsiooni. Et ma tausta muidugi see, et kui vaadata niimoodi üle Euroopa, siis üle-euroopalisel hostingupakkujate konverentsil on juba möödunud aasta oli peaesinejaks oli Julian Assange, sel aasta peaesineja oli Edward Snowden, kes siiralt soovitasid publikul aplausi saatel mitte korjata selliseid andmeid üldse. Et korjake nii palju, nii nagu Karri ütles, et korjake nii palju, kui arvesittimeks vaja on, ja ärge korjake, sest kui teil ei ole, siis nad teilt ei saa. Aga kas peaks saama? See on nüüd otsene küsimus isiklikus. Aitäh, et ma olen väga meelitatud muidugi selle tiitliga, millega neid nimetasite. Ma loodan, et kõik teised julgeolekust vastutavad inimesed kuulsid seda ja meil edaspidi ei teki vaidlust, kes on kõrgeim. Aga selles suhtes, et see aspekt, mis te välja tõite, on tegelikult ülioluline ja tegelikkuses on see, et mida aeg edasi, seda rohkem läheb asi sinna poole, et ei ole sellist mustvalget pilti. Ka põhiseaduses on sees, et võib piirata telegraafi teel edastavate sõnumite saladust, kuna keegi edastas viimati telegraafi teel sõnumit. Ehk et jah, loomulikult see diskussioon tuleb läbi käia ja need uued võimalused tuleb läbi rääkida, vastasel juhul me siplemegi selles samas mädasoos, on lubatud, ei ole lubatud, võib teha, kas ameeriklased võisid koguda andmeid, ei võinud koguda andmeid, et tegelikult ma arvan, et see vajab täpsustamist. Nii et jah, tuleb täpsustada. Küsimus on selles diskussioonis, et mis pidi. Aga täpsustav küsimus on, ma saan aru. Aga siis tuleme äkki tagasi. Ma tahtsin küsida seda või kommenteerida mõneti, et on tarkvarad, mis on turvalised. Kunagi oli Skype turvaline, et minu arust vist mingi piirini, kuni nad tahtsid hinnaturule saada, siis ühel päeval nad said lihtsalt kommenteerimata, kas nad siis turvalised olid. Et sama oht on ju tegelikult ka meie ID-kaardiga, et täna rahvas usaldab seda, me hääletame, teeme kõike seda, kuid nüüd on plaan, et kas teeks äkki midagi selle turvalisusega.
paraku on ju, nagu turg ei salli tühja kohta, nii on olemas ka tarkvarad, mis juba täna võimaldavad turvalist suhtlust, lihtsalt eestlased kasutavad neid vähem. Oli siin ju mingi kohtukeis, kus inimene mõisteti süüdi selle eest, et ta oli kuriteo sooritamisega samal ajal kasutas tarkvara, mis võimaldas privaatsust. Et kui sama oht nüüd, ühesõnaga, et inimesed võivad kolida just nimelt ära meie residentsuse pealt, kui ohustada seda. Ma ei tea, mis ma küsisin praegu, aga Aitäh selles suhtes, et ei ole diskussiooni Eestis küll vähemalt, et ID-kaardiga midagi teha või teha sinna tagaust, et Euroopas sellise ID-kaardi lahenduse osas ei oska keegi peale Ansip ilmselt midagi kaasa rääkida, sest keegi ei tea sellest suurt midagi. Sest sama Saksamaa näide on ju, kus arvatakse, et natside uue tuleku välistab see, kui me hoiame paberkartoteekides andmeid. Et see mõtteviis on teine ja samamoodi eks Suurbritannias, kus 2008 välja töötatud ajakava järgi peaks olema ID-kaart juba tänaseks läinud massidesse. Pole. Tühistati sellepärast, et ID-kaarti Suurbritannias peetakse sarnaseks millegi sellise, ütleme nii, et sõja ajal olid need kohustuslikud, peale sõda põletati neid niimoodi, nagu me põletasime 90-ndate sõjaväepileteid ja Nõukogude passe. Et see Suurbritannias see ei ole diskussiooni koht, sest seal ei ole niisugust asja. Keegi ei oska sellest midagi arvata ja ka Euroopas ei oska sellest keegi eriti midagi arvata, sest neil ei ole sellist kogemust, mis tähendab ID-kaart, mis tähendab osalemine e-valimistel ja ma arvan, jah, sellel ei tohi olla tagaust. Veel küsimusi, mõtteid? Ja küsija, ees. Henrik Roonemaa, Kuku Raadio Digitunni saatejuht. Ma hakkasin mõtlema, vaatan kogu aeg seda dokumenti, mis mul siin juba tund aega ees on. Ja ma mõtlen, et inimesed kipuvad minu kogemuse järgi tihti usaldama, ütleme, mingi labase parooliga kaitstud arvuteid palju rohkem kui seaduste, järelevalvekomisjonide ja mitmeastmeliste süsteemidega kaitstud lahendusi, kus on inimese käsi sees. Ja siin on täpselt samamoodi, eks ole, et me räägime sellest näitest ainult sellepärast, et see otsus tegelikult langes mingi inimese kätte. Ja seda tegelikult küsiti inimese käest. Et kuule, et sina inimene tee otsus, kas me anname selle välja või ei anna. Või see sama liiklustrahvide näide, eks ole, mis sina vist tõid. Et samamoodi, et selles ahelas tekib nagu mingil hetkel inimene vahele, ma saan aru. Et ta jõuab potentsiaalselt selle kurja siseministri ainult sellepärast, et inimene pani käe vahele ja saadab ta sinna. Et huvitav, mis teie arvate, et kas veel rohkem IT-d oleks lahendus või? Et kui me teeme selle süsteemi veekindlaks, et ma sõidangi oma armukesega sinna Rakvere spa poole ja ma saangi näiteks selle trahvi või Tartu spa poole ja ma saangi selle trahvi, aga ma tean, et seal ei ole inimest selles ahelas üldse vahel. Et selle sama ilma tagaukseta ID-kaardi krüptoga liigub see sealt kiiruskaamerast põmdi minu postkasti, ma kannan vaikselt üle ja ma tean, et ei olegi üldse mingit kohta, kus keegi inimene saaks otsustada. Või selle samaga, et selle sama nagu palvega, et see otsus ei peaks olema emptis näiteks mingi inimese käes, vaid kuskil on mingi väli, kus sa saad sisse trükkida, et empti arvuti küsib näiteks politsei arvuti käest, kas see on raske kuritegu. Ja kui politsei arvuti ütleb, et ei ole, siis ei peagi mingi inimene seda välja andma, see ante ja kõik. Esiteks, siseminister ei ole kuri, vähemalt valdavat aega mitte. Teiseks, need asjad ei jõua siseministri kätte ja kolmandaks, jah, on küll võimalik rohkem IT-d, nii et seal inimese komponent tuleb vahelt ära. Samas olles selle kiiruskaamerate projekti käivitamise juures ja seda siseministeeriumi poolt ka osaliselt vedanud, siis ma võin öelda, et algselt taheti sinna sisse veel palju rohkem inimkomponenti. Nii et täna, ma arvan ka, et saab minna edasi. Inimkomponent on see, kes peab tänase õiguse järgi tegema selle otsuse. Arvuti ei saa teha seda otsust, et nüüd saata trahv sellele inimesele. Aga loomulikult, tehnoloogiliselt ei ole see mingi probleem. See, millele sa viitasid, väga hea, ma viitan, kes ei ole kuulnud, et 2015 aprillist Nick Bostrom loeng TEDis on üleval. Pealkiri on What happens when computers get smarter than us? Ehk siis see, mida sa räägid, on tehisintellekt võib-olla mingil hetkel ja siis selle loengu tulemusena tähendab seda, et tõenäoliselt arvuti tapab kõik armukesed, et sellist asja ei saaks juhtuda. Aga nüüd on, ma saan aru, meie kord lõpetada ja ma annan sulle siis mikrofoni, et saad ametlike osa kohta teadeid anda edastada.